seekord teeme õunast kilpkonna. On selline väiksem õun, aga võite kasutada mis iganes õuna. Selle lõikan pooleks. Ühe jätan kõrvale, aga teisest teen kilbi. Siit võtan selle koleda osa ära ja hakkan tegema. Sellised ruudukesed võiksid olla. Kilpiga oleme valmis. Nüüd alustame kilpkonna jalgadega ja peaga. Selleks võtan teise õuna ja lõikan sellised paod sisse. Läbi ma ei lõika õuna, jätan kõik selle 1 sentimeetri ulatuse vabaks ja seda ma ei lõika läbi. Lõikan sälgud ainult sisse. Teen teisele poole, jätan siia 1 sentimeetrise pao jälle. Ja võtan ära. Nii, sellest osast siin teeme me pea. Seda osa meil vaja ei lähe. Seega lõikame siit siis samamoodi jällegi ära. Jätame selle väikese pea jaoks. Nii, teen natukene lamedamaks selle. Nüüd hakkame jalgu tegema. Kõigepealt siis teeme siia sellise jalgade vahe. Teeme ka pea juurest jalgade vahe. Teeme natukene need ääred pisut lamedamaks siit. Teeme väiksed varbad kilpkonnale. Siit teeme siis sellised väiksed sälgud. Jätame selle punase koore osa varba otstesse. On ilusam ja huvitavam. Aga kuidas ise soovite? Pea jaoks on meil vaja jätta siia silmad ja ülejäänud osa võtame, korime ära.
need niimoodi silmad välja ei tule, siis te võite ka siit õuna seest võtta õunaseemneid, kuigi minu õunal on siin ainult üks ja võib-olla siit ühe saan veel. Selle seemne saab pooleks lõigata. Ja siis, kui ma neid ei ole õnnestunud saada, teen siis lihtsalt väikesed augud siia, kuhu seemned panna. Suu jaoks teeme lihtsalt sellise väikse sälgu. Paneme kilbi peale. Ja valmis meie kilb